senderdus. Ja Piira pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saadet toetab EpicBet, jalgpallipanuste kodu. Tere taas kõikidele jalgpalli ja ka mitte jalgpalli sõpradele. Jalgpalli maailmameistrivõistlused on jõudnud täiesti pöörasel kiirusel ja ootamatult juba nii kaugele, et 16 paremat meeskonda on selgunud ja osa üllatust, ainult 2 nädalat ongi seda suurt pidu alles jäänud. Ja mõistagi, kuna üks ring on siis taas läbitud, siis Õhtulehe 3. poolaja MM-eri vaatab vahepeal toimunule otsa ja teeme seda seekord siis taas Harju Jõtka Laagri meeskonna peatreeneri Lauri Nummaga. Tere taas, Lauri! Tervist, tervist! No nii, kõigepealt siis, et kas pigem hakkab juba nagu ära tüütama või vastupidi või hakkab väsimus tulema või on pigem siis selline tunne, et nüüd alles läheb põnevaks? Ma arvan, et selliste suurturniiride puhul on alati see, et nüüd läheb nagu mängumeeste mängud tulevad, et play-offid ja kaotad koju ja võidad edasi ja joovastused. Ma arvan, et see nagu MM-i see õige pool nii-öelda hakkab nüüd välja tulema. No nii, siin taustal on 8. finaalpaarid meie ees. Salvestame seda saadet siis siin enne 8. finaale ehk et saate eetris oleku ajaks on juba 2 esimest nendest peetud. Eks siis näis, kas tuleb siit ka suuremaid väiksemaid üllatusi, aga üks 16. finaalist, siis, mis mängiti MM-i ajaloos esimest korda, nägime siis võib-olla üht väga suurt üllatust, 4-kordse maailmameistri Saksamaa langemist Paraguayle. Oled nõus, et oli üllatuse? See oli suur üllatus. Ja kindlasti kõige suurem siis, eks, nendest? Ma julgen öelda, kui me kaalukausile paneme, siis Saksamaad kõik ootsid ikkagi nagu palju kaugemale. Ja Saksamaal siis muidugi see põhjustas ikka väga kõva tormi ja Jürgen Klopp on nüüd saamas Saksamaa koondise peatreeneriks ehk et see areng siis ilmselt nii suurte jalgpalliriikide puhul on täiesti loogiline ja nii need asjad käivad jalgpallis. Tihti küll nii, et muidugi alati nende ühe mängu põhjal nüüd selle edukuse, mitte edukuse põhjal teeksin väga pikki ja paika pidavaid järeldusi, et kogu Saksamaa jalgpallisüsteem on nüüd teatud määral läbi kukkunud ja miks me tegime nii, miks naa ja Paraguayl pole mängijad olnud akadeemiates ja Saksamaal on igal pool ainult akadeemiates tulnud ja seda väga suuri pikki järeldusi tehakse. Ma arvan, et võib-olla sinna nii palju ei läheks, aga selle mängu foonil saab, ma arvan, et mainida ka muid treenerid siin, et on päris suur hulk tegelikult treenerid, kes pärast MM-i on juba väljas ise astunud või nii-öelda või siis juba pandud välja, et ma arvan, treenerite surve siin, ma arvan, see Lõuna-Korea peatreeneri näide on kõige tugevam, kus härrasmees ei saa enam riikigi põhimõtteliselt minna, et vist Ameerikasse tagasi reisima, et on see küll nagu teatud mõttes ikkagi reisimaailm, kui selle ebaedu korral MM-i puhul nagu kõik ootavad, et kõik riigid saavad nagu edasi ikkagi nagu sellise ja on edukad nii-öelda ja kui ei saa, siis on kohe treener minema. Ja muidugi me võime lõpmatult oletada ja me ei saa kunagi vastust teada, et kui näiteks Jürgen Kloppi ei oleks saadaval, kas nad ka siis selle käigu oleks teinud, et see on väga võimalik, et lihtsalt kuna nad teadsid, et Klopp on tõenäoliselt saadaval, siis oli see kergem teha seda otsust. Ja see on selge, et MM on nii suur lava ja ma arvan ka seal peab poliitikat aru saama, et keegi peab süüdi olema. Ehk siis treener on hea üks häid viise, mida näidata. Ehk 16 meeskonna hulgas, siis kui teha kiire läbilõige, pääsesid siis 7 koondist Euroopast, 4 Lõuna-Ameerikast, 2 Aafrikast ja siis olgu eraldi välja toodud, et need on mõlemad siis Põhja-Aafrika riigid, kuigi ka seal siis see nõndanimetatud Must-Aafrika oli näiteks Senegali näitel ka päris lähedal ja siis 3 võõrustajariiki ehk et Põhja- ja Kesk-Ameerika koondist. Ilmselt MM-ile endale see, et kõik võõrustajad on alles, on ikka väga oluline ja positiivne. Ja ma arvan, et see on üks nagu sellised mida võib-olla oli siin küsimärke nii USA kui selle pinge kui Kanada taseme ja muud asjade ja Mehhiko kogu selle kultuuri all, et kas see tuleb välja nii-öelda seal, siis Mehhiko on näidanud väga head minekut, Kanada USA tegelikult samamoodi nagu ilusti mängus sees ja nüüd me vaatame siis, mis hakkab juhtuma nii-öelda järgmistes voorus, et ma arvan, et
üleüldisel kontinendil on see hea ja ma arvan ka tegelikult nagu üldisele MM-ile see ikkagi see publiku huvi veel ja kõik see intriig seal juures on nagu väga oluline, pluss siin on siis väga põnevaid paare veel juba hakkab välja kooruma nagu Portugal, Hispaania ja muud, et need on ikka tõsised mängud. No kui me siin, kui sina eelmine kord meil siin külas käisid ja me arutasime seda nii-öelda suuremate ja väiksemate teemat ja mina olin nagu väga selles paadis, et MM-i algus pigem tõi rohkem üllatusi, mis oli väga positiivne, siis kuidas sulle praegu tundub, kas see trend või tendents on pigem jätkunud või nüüd on ikkagi juba see hetk, kus me siin räägime küll Saksamaa kaotusest, aga üldiselt ikkagi suuremad hakkavad näitama, milleks nad võimelised on? No ütleme niimoodi, et mida turniir edasi tegelikult võtame see 7 Euroopa riiki ja selle 7 hulgas ei ole Hollandit, ei ole Saksamaad nii-öelda. Belgia näiteks. Või Belgia, vabandust on. Belgia on, ehk siis nagu seal on tegelikult ka mõned väga suured riigid puudu, keda sinna nagu oodati, on ju. Ja lõpuks on ikkagi Euroopa selles suhtes nagu domineeriv seal, et ma arvan, et ja vaadates samamoodi nagu kui me läheme väravlööjate või muude edukate peale, et siis seal on ikkagi sees need suured nimed ja suured riigid on selles suhtes nagu mängus. Et kõik ootavad ju Argentiina, Prantsusmaa, Inglismaa, Hispaania ja need edasi. Norra jätsid vahele. Norra ma jätsin vahele sellega, et Norra ma pigem ütleksin ikkagi, et inimesed ootavad, nad on edukad, aga nende jõudmine väga-väga kaugele on ikkagi paras muinasjutt, ma arvan. Et Brasiilia võitmine oleks muinasjutt? Brasiilia ka muidugi mängus, jah. Ma mõtlen Norra Brasiiliat võidaks? Ma arvan küll. Et pigem ta oleks. Ehk et kuigi siin on nüüd juba nagu mainisid moodustunud paare, näiteks Portugal, Hispaania, kus 2 suurt või väga suurt on omavahel vastamisi, aga sa pigem ikkagi näed, et sellised üllatused, kus näiteks Roheneme Saared tegi ikkagi järjekordselt, küll kaotasid, aga see oli, kui niimoodi kaotada, see oli ikkagi ime isegi kaotada, see vähemalt minu jaoks, et sellised lõpuks ikkagi tugevamad võtavad ära selles faasis juba. Ja ütleme nii, et ma arvan, jalgpall on väga tähtis on need emotsioonid seal sees ja need lood seal sees, mis sealt nagu välja kujunud. Ma arvan, see Roheneme Saarte lugu seal sees, kui ta kuidagi sai lõppeda, siis ta nagu sedamoodi, kuidas ta nagu eile lõppes, või siis täna nii-öelda ametlikult, et see nagu vahet pole, kuidas see nagu lõpuks seis jäi, et lõppkokkuvõttes need mehed on nagu mängumehed ja kangelased seal nii omas riigis kui ka igal pool mujal, et muinasjutte tahetakse saada. MM on just see koht, kus sa saad sellega kõige rohkem pilti. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes ikkagi nagu erandid kinnitavad vähe reeglit. Ehk siis ma arvan, me ka siin turniiril näeme veel on ju meil Egiptus edasi, meil on Kolumbia, meil on erinevaid riike, kes nagu ei ole nüüd nagu nad on piisavalt suured, aga nad ei ole sellised, kui me räägime kellestki Norrast või asjast, et nad võidavad. Aga ma arvan, et siin tuleb alati 1-2 sellist, kes üllatab. See on selge. Maroko näiteks jälle ja need edasi, et kes nagu võiks üllatada, et olla seal kaugel. Aga see suur pilt, summa summarum, usun ma, et see ikkagi läheb nende riikide peale, kelle peal see surve on ja kellel on seda lõppu seda play-offi nii-öelda ära võtta ja seda kvaliteet. Et sa ei näe praegu kedagi, kui ma nimetan näiteks järgmised riigid, Argentiina, Prantsusmaa, Hispaania. Kas sa loetleksid siia veel kedagi, kes suure tõenäosusega, kes võib maailmameistriks tulla? Ma nimetasin küll praegu 3, aga Brasiilia, Inglismaa. Ma arvan, Brasiilia, Inglismaa, ma arvan, need on kõik on nagu selles suhtes nagu ikkagi nagu reaalsed variandid. Kindlasti ütleme, Mehhiko võib üllatada, need on kaugele jõudmisel, Norra ja nii edasi, aga ma arvan, nagu see, ütleme siis suurem pilt, ma ei tegele küll ennustamisega palju aga nagu see lõpu see faas võib-olla on see, et ta jääb nende riikide vahele, et USA-l, Kanadal näiteks jõuda või Šveitsil nagu nii kaugele, et nüüd ka ammustada neid nii-öelda. Ma ütlen, et pigem 1-2 nendest jõuavad kaugele, nendest nii-öelda väiksematest, aga lõppkokkuvõttes jääb see suuremate jagada. No me nägime 16. finaalides 3 penaltiseeriat ja lisaks 2 lisaaega ja mida ma tahan sellega siis viidata on see, et mängu lõppudes, need olid need mängud, mis läksid ka lisaaegadele või siis penaltiseeriatele, aga lisaks oli veel ka mänge, mis otsustati kas siis normaalaja või lisaaja viimastel sekunditel. Kas sinu jaoks on see lihtsalt siuke kokkusattumus või näitab see tegelikult midagi muud, et mänge otsustatakse lõppudes? Ma arvan, et see MM üleüldiselt, play-offid veel rohkem
näitab väga sükest nii-öelda tugevat või siis nõrgemat psühholoogilist poolt mängijatele, et ma arvan, seal sellel tasemel nagu muidugi on teatud kvaliteed ja vahe mängijatel ja võistkondadel, aga ütleme, suur pilt on ka seesama, kui me räägime Roheneme saarte näiteks või Kongo näiteks mängijatest, siis Kongo on väga paljud mängijad Premier League'is mängivad. Ehk siis nagu me ei räägi mängijatest, kes mängivad kuskil mis iganes liigas, nagu need mängivad heal tasemel, korralikud liigades ja nii edasi nagu, aga et lõppkokkuvõttes see psühholoogiline pool on seal nagu väga oluline just nagu selle mängu lõpudega, et kuidas seda riski võetakse, milline on see plaan ja nii edasi, et see penaltiseeria samamoodi nagu me nägime Hollandi või Saksamaa või penaltid, et ka penalti nagu löömine ja tõrjumine on oskus tänapäeval, see on selge oskus ja kui psühholoogiline surve väravailt ära võtta, mis tal tavaliselt mängus on, kui ta laseb värava, eks see on nagu tema viga, kui panna mängija peale, kes nagu peaks lööma sisse, mis on elementaarne ja kui ta lööb mööda, siis ta on patuainas nii-öelda, mida kogu siis nagu rahvas tahab otsida, siis see psühholoogiline nagu raskuskese muutub ja kohe läheb mängijatele see väga keerulis. Küsimus ei ole ju oskustes, kas ta suudab lüüa siit-sealt sisse nii-öelda ja on tehtud väga hea eeltööd, näiteks väravahtide poolt, ma ütleksin nende penaltite löömise puhul, et väravaht nagu ikkagi väga harva läheb nagu arvamise peale, vaid pigem on see nagu löögimomendi ootamine ja õppimine, mida see mängija võib teha nagu, et sealpool ma näen, et see on nagu see võistlus on läinud ja nüüd huvitav, kuidas see play-offides edasi jätkub, et see edukus Egiptus näiteks näitas eile väga tugevat ja väga selget jalga, mis oli siis seekord esimene kord, kui löödi kõik penaltid sisse ühe võistkonna poolt, et olid kindlad penaltid. Ja mängu lõpud, ma ütlen samamoodi palju psühholoogilist survet ja sellist survet, et nagu kumb võistkond siis tahab seda momentumit nii-öelda võtta enda kätte, kumb võistkond tahab võita. Eks kui üks võistkond tahab rohkem võita, surub ta rohkem jõuda sinna üles. Kui me pärast räägime siin teatud nagu taktikatahvlil siin natuke selle liini või boksi nagu murdmisest, siis teistpidi tekitab ka see ruumi nagu kiirrünnakutele nii-öelda, et see läheb mõlemat pidi, aga palju neid mänge lõppu on nagu otsustatud lõpuks, et kui sinna liini taha ja sinna boksi ei suudeta piisavalt murda, siis üritaks saada võimalikult heast kohast need crossid, need senderdused ja panna piisavalt mängeid boksi lihtsalt, et seal selle piisavalt täpse palliga suudaks selle ja see situatsioon seal tekib juba kaitsetel väravail samamoodi viimastel minutitel. No alati tekib võistkondadel, alati kui sul on piisavalt volüümi, piisavalt palle sinna kasti, alati tekib mingid situatsioone, kus nagu me nägime Belgia vastu väravaht võib lüüa sealt selle rusikaga pallist mööda ja ta kukub sinna pea peale täpselt ja see seis on 2-2 ja sealt me lähme edasi nii-öelda, et kus võib-olla Senegali vastu inimesed enam ei näinud seda Belgia tagasitulekut, et neid asju juhtub ja kui need pannakse piisavalt headest tsoonidest ja piisavalt palju mängijaid kasti, siis see riskitase on lihtsalt teine ka nende suurematele, need riikidel, kellel on vaja võita, nad suruvad sinna tugevamalt ja me näeme, et on ka õnnestunud. Kui sa mainisid penalteid ja psühholoogiat, siis näiteks rääkides Hollandist, mis selle MM-i järel, kui Holland kaotas ka teatavasti penaltiseerias Marokole, kui ma rääkisin, siis järgmisel päeval tänase Eesti koondise abitreeneri ja varasema peatreeneri Arno Paipersiga, kes Hollandi jalgpallist 1,2 teab ja kuidas ta rääkis, et see võib isegi meile tunduda siin võib-olla ikkagi väikses jalgpalliriigis nagu natuke isegi müstilisena, aga et tegelikult see penalti draama, see valu, see kandub Hollandis põlvkonnast põlvkonda, kuna nad on viimaste kümnenditega niivõrd palju olulisi penaltiseeriaid kaotanud enamasti, mitte küll ainult, aga enamasti, siis ongi ka sellel praegusel meeskonnal, ta ütles, et ta on täiesti kindel, et nendel oli kuklas see teadmine, et nad võivad selle penaltiseeria kaotada, samal ajal kui Maroko võitis, et see on meie võimalus seda seeriat võita ja see selle seeria lõpuks otsustaski. Ja ma ütlen, see psühholoogia mängija, ma arvan ka, et me nagu lõppkokkut siin ei saa sellest nagu psühholoogilist survest nagu niimoodi aru, mida need nagu mängijad, näiteks eile me võtame Mohamed Salahi penalti, sellel momendil ta on mänginud väga palju mänge Egiptuse koondist, väga palju ja see surve, mis tal on peal, nagu et üksikisikuliselt nagu tassida nagu seda koondist nagu kogu aeg läbi igasuguste valude ja asjade ja kui pärast viimast seda Afganis Aafrika neid meistrivõistlusi, kui nad ei saanud nagu edasi sealt nii-öelda, siis ta ei saa seal riigis nagu olla, et see ei ole võimalik, et see surve on nii suur ja see kriitika ja nii edasi ühe inimese pihta ja siis sa sellele otsustaval momendil MM-i 16 finaalis lähed lööma penaltit ja teed selle väikse chipiga sinna
see on nagu psühholoogiline tase, et inimesed võib-olla seda nagu ei mõista, et kui ta sellel momendil eksib, siis ja niimoodi, siis see on nagu väga nagu karm nii-öelda, see jätab välja juba nagu talle ja põlvkondadele nii-öelda, et need on nagu selles suhtes kõvad mehed, kes panevad nagu selle külmalt nagu sisse ja läbimõeldult ja lõppkokkuvõttes see õpetab võitma samamoodi. Ja seepärast ilmselt ka tegelikult selgitab, kui me vaatame kaadreid, kui Argentiinal lõi lisa ja ikkagi juba üsna lõpus selle Roheneeme saarte vastu värava ja seda, ma ei teagi, mis sõnaga seda kirjeldada, kergendus on selle kohta isegi liiga pehmelt öeldud, mis valdas sel hetkel Argentiina koondise peatreenerit Lionel Scalonit, et kõige viimane asi, mida nad, muidugi kõige viimane asi oleks olnud Roheneeme saarte värav, aga kui Argentiina oleks sealt nüüd penaltiseeriale pidanud minema, siis need messid ja nad võivad olla kõik nii kõvad mehed kui tahes, aga see oleks olnud nagu tohutu pinge neile. Ehk siis just, et see eriti selle tuleb veel välja play-off mängudes, kus see selline surve nagu kaotada, eriti kui me räägime see suuremad versus väiksemad, et nagu alagrupist oli ka juba väljas sellega, et nagu suuremad neil ei tohi kaotada. See surve nagu sealt nagu sisemiselt on juba nii suur, nii et see ei ole võimalik ja see tihti juba varjutab seda reaalselt nagu mängu ka tegelikult, et mida tehakse, mis nagu jutumärkides siis millega riskitakse, millega ei riskita, üritatakse nagu teatud mõttes nagu kindlama peale mängida ja teatud individuaalset edu saavutada, kui seda ei tule, siis tekib see änge siuke kangestumine nii-öelda nagu, et kuidas siis sellest lahti saada ja ma arvan, see Argentiina Roheneeme saarte, et nagu keegi ei tahtnud selle muinasjutu ohvriks tegelikult langeda nii-öelda nagu ja lõppkokkuvõttes Argentiina lõpu tähistamine on selline, et pääsesime põhimõtteliselt. Täpselt nii. Kui sa enne juba mainisid, et me taktikaliselt mõnest asjast täna räägime, siis räägimegi, mis sulle siis just selles faasis praegu silma on torganud, kas siis konkreetselt 1/16 finaalides või MM-i läbivalt mingisugune taktikaline asi, mida sa eraldi välja tahaksid tuua? No esiteks, kui me mainime neid 4 veerandaega, siis kui me tahame nii kutsuda või siis ei taha kutsuda. No tahame ikka, muidugi nii on. Joogipause või reklaamipause, ma ei teagi, kummaks neid nimetada. Ikka reklaami. Siis selge on see, nüüd kogu nagu data sinna juurde näitab, et see võistkond, kellel enne oli momentum enne seda joogipausi, kaotab selle, see on nagu selge. Ja see ei ole lihtsalt tunnetus, seda näitavad numbrid. See ei ole tunnetus, seda näitavad numbrid ja data ja see on nagu igas mängus on nagu põhimõtteliselt suuremal või vähemal määral siis see nagu see kurv sinna, et see võistkond, kes kaotab initsiatiivi ja see ei tähenda seda, et nüüd võistkond, kellel on nüüd nagu pall näiteks enne seda või kes on teinud rohkem rünnakuid, et ta nüüd kaotab, et nüüd ta ei ründa üldse, see ei tähenda seda, aga see näitab seda, et see pressingu aktiivsus näiteks, kui palju pressingu neid actioneid, palju pressingu, erinevaid jookse, kõike muid asju, kõrget pressi, kui palju üritatakse läbi sööta asjad, see lihtsalt esimeses, see momentum langeb ja tähendab, et see, et vastasvõistkond sellega tõuseb ja mängitakse võib-olla mingil momendil ka sirgjoonet, aga see kindlasti see momentum nagu muutub vähemalt mingiks ajaks. Nüüd on küsimus see, kas see momentum jääb sealt püsima või siis mitte, aga kindlasti see nagu poolitab seda mängu ja annab eriti siis nendele väiksematele, kellel tavaliselt see momentum siis ei ole peal ja on tavaliselt see suuremale, kes üritavad suruda seda esimest väravat just kätte nii-öelda, annab hingetõmbe pausi nii-öelda ja väiksed taktilised korrektsioonid, kui on vaja ja see, ma ütleksin, et praegu on suhteliselt selge, et see nagu soodustab neid nii-öelda väiksemaid võistkondi. No kui jälle tuua siis see narratiiv, see suuremad ja väiksemad, mis meil on siin läbi sisse, siis mida sa oled märganud, kuidas need suuremad siis väiksemaid üritavad murda ja kas või kuidas, kui hästi see on neil õnnestunud, et võib-olla siin on nüüd see koht, kus sa ka midagi meile saad näidata. Esiteks võib-olla tasub minna siia nagu, et kui me vaatame sellist üldist trendi, siis ütleme nagu need... Lähme võib-olla siis... ma lihtsalt võtan enne siit nagu selle info, et kui me räägime kõige tähtsam põhimõtteliselt jalgpallis, mis on kõige suurem ja kõige nagu tähtsam siis roll, kuhu me peame palliga jõudma, on
siia kaitseliini selja taha, kaitseliini ja väravai vahele. Ehk siis see, mida rohkem me jõuame siia viimase liini taha, seda kõrgema kvaliteediga võimalusi me genereerime ja tähendab seda, meil on seda suuremaid väravalöömisvõimalusi ja paremaid. Ehk siis meil on küsimus vaja siia nii-öelda inglise keeles in behind, meil on vaja siia liini taha saada pall kuidagi. Nüüd on küsimus, kuidas me seda teeme, kas me teeme lühema sööduga kombineerides või me teeme sirgjoonelisemalt otse siia ülesse. Ja kui me võtame siit statistika, siis in behind neid nii-öelda pakkumisi siia liini taha. Ehk siis see tähendab, et ilma pallite liikumise siia liini taha on meil Belgia, Hispaania, Marokko, Inglismaa, Kolumbia, Portugal, ka Senegal oli Kanada, USA ja nii edasi. Need on nagu top. Ehk siis tähendab seda, et need võistkonnad põhimõtteliselt kõik, kes on ikkagi edasi saanud, on päris aktiivsed siia liini taha liikuma nii-öelda. Ja need võistkonnad siis, kes reaalselt ka neid palle nagu kätte seal liini taga saavad, siis nende arv, need võistkonnad on ka suhteliselt sarnased siia samasse. Siin ainukese erandina võib-olla oli Saksamaa, kes, kui me vaatame seda volüümi, siis nad on ka ikkagi seal topi nii-öelda hulgas, kes neid palle siia sai. Kuigi nende viimane mäng, kui nad välja kuksid, jäi ümmarguseks, on ka selge. Aga eelnevalt oli see, kuna siin neil oli ka Curacao mäng, kus oli suur võit nii-öelda ja nii edasi, siis tulevad erinevad asju sisse. Ehk siis, mis siin taktikatahvlil näidata on see tüüpiline viiene liin, paneme me siia 5-3-2 või 5-4-1, mis on selline tüüpiline madalama või ütleme siis nii-öelda väiksemate võistkondade või ka võistkond, kes langevad madalale, tavaline struktuur, mida siis kasutatakse. Palliga tavaline mitmel koondisel on see Prantsusmaa, Hispaania ja nii edasi. 2 keskkaitset, 1-6 on, kes siin on lähemal, äärekaitset, kes on mõlemad, siis tõusevad siia ülesse, äärepoolid, kes siis hoiavad äärt lahti või liiguvad sisse, kui need mängijad tulevad ülesse, ehk siis luua nendesse äärtetsoonidesse ülekaalu. Ja nüüd on küsimus see, et kus me leiame selle või kus need võistkonnad, kes on nii-öelda palliga, milline ruum avatakse või millise ruumi nad suudavad avada, et nad saaks selle palli siia liini taha, et nad jõuaks piisavalt siia boksi. Kõige tähtsam on jõuda siia boksi. Nüüd on küsimus see, et kui seda tehakse otsejoones, pall on avatud, ehk siis pressingut siin pallil ei ole, siin on piisavalt ruumi, siin piisab liikumisest liini taha, pall üle, okei. Vabandust, ma vahele segane. Kui siit võtta kas või see pilt, mis nüüd otsustas just täpselt sel hetkel lahkuda, ja. Siis siin ju tegelikult me ei räägi küll sellest tsoonist pallist, me räägime küll nagu väljaku kesktsoonist, aga ometi need liikumised on liini taha samamoodi. Ja, ehk siis see on nüüd näide, mis on ka siin natukene analüüsitud võib-olla rahvusvaheliselt, et siin need ääremängijad on siis äärekaitsete need liikumised siia liini taha erinevates siis ääretsoonidesse on need diagonaalpallid ja nii edasi. Ehk siis see on üks variant, ehk siis mängida siit nendest tsoonidest tihti tahetakse seda palli teha siis või palli mängida siis nendest siis ääre või siis sellest poolkoridorist, half space'idest pigem siit või siit poolt. Ehk siis me saaks kergelt diagonaalsuse sellele jooksule, et mängida siia liini taha liikumine, et vältida seda suluseisu. Või kas või siin ka, siis äärekaitse tuleb, on ka nagu ründaja tegelikult. Ja. Ehk siis siia meil on vaja liini taha saada, miks on vaja liini taha, kui siit tuleb ka selline pallikaotus ääretsoonist, siis tähendab seda, et siin on võimalik jätkata pressi ühele poole, kus on palju mängijad tavaliselt lähedal ja siit on ka nagu, ütleme, et on raske läbi tulla. Kes näiteks palliga mängus kerge erand võib-olla sellega, mis on isegi nagu üllatav või mitte üllatav, oli Austraalial näiteks, kes Austraalia väga palju üritas kombineerida läbi siis selle kolmanda mängija, läbi siit ründaja, läbi keskelt 1-2 kombinatsioonid ja siis selja taha, kes üritas seda saada kindlasti nagu lühema sööduga. On ka see Hispaania, on ka Argentiina ja nii edasi, aga nagu see idee on nüüd saada, et meil on vaja saada kiirendusmoment. Kiirendusmoment võib olla see, et pall on siin avatud, kiirendusmoment on selle mängija liikumine liini taha, siia äärekaitse selja taha või siia keskkaitse selja taha, pall ja tuleb üle. Tihti need väiksemad võistkonnad on suhteliselt hästi selle MM-il organiseeritud, see avatud pall, nii kui ta hakkab jalga avama ja see söödudistants on suhteliselt pikk, siin toimub väike langemine samal ajal ja siit
väravvahtide roll, ma arvan, on sellel MM-il ka suhteliselt oluline olnud ja väravvaid loevad päris okeilt. Julgestamise mõttes just see liini taguse kontrolli ja kuna siin distantsid jäävad suhteliselt lühikseks, kui me oleme kasti lähedal, siis need pallid ei ole siit lihtsalt pallid. Tuleb küll suhteliselt palju nurgalööke, tuleb erinevaid selliseid puhastamisi ja nii edasi või väravvaht saab siis selle palli siit kätte. Aga nagu siia selle pikema palliga on võimalik, kui see liin nii-öelda, kui siin toimub piisavalt liikumise, ehk meil on liikumine liini taha, võib-olla siis vastu, siis liini taha, ehk siis sellist counter movement'i, ehk siis nagu kahepoolset liikumist. Siis on võimalik selle diagonaalselt avada ja kui kaitsevõistkond jätab liiga kauaks selle palli, jätab siia avatuks, tähendab seda, et mingil momendil siit tulevad, et kui me räägime mängu lõppudest, tihti on kuskil ääretsoonisse ülega mängitud üle, nüüd võistkond on langenud, kus liini taga tegelikult ei ole ruumi, aga kui siia pannakse piisavalt mängijad üles ja need mängu lõpus ka need mitmed väravaid on siin tulnud siit keskmist või tagumisest tsoonist just pärast crosse, ehk kui me liini taha ei suuda murda see nende liikumistega, siis need pallid jõuavad siia tsooni, mis tuleb jälle siit poolruumist või siis ideaalis siia assist tsoonist või siis sellest värava söödutsoonist, kuhu paljud võistkonnad tahavad saada siia tsooni. Tihti on see kinni, siis tuleb teha see crossi ja varem ja seda volüümi juba nii-öelda nagu ainult liini tagusega ei kata ära, et Inglismaa on näiteks üks näide, kes palju tahab mängida neid crosse ja lõpus ka see nagu teatud mõttes on edu kandnud, aga see kõige tähtsam on otsida see kiirendusmoment, kas siis siit mängida see pikem sööt, mis tihti ma ütlen, et sellele pigem ei ole töötanud ääretsoonidesse teatud määral jah, aga nüüd on küsimus see, et kas siit liinide vahelt on võimalik kuskilt leida see viimane sööt, mis on see kõige raskem variant, millega on tegelikult väga paljud võistkond olnud hädas, et saada see pall siia liinide vahele, et siis see liikumine oleks piisavalt hea, et me saaksime selle värava söödu nii-öelda mängida siit värava lähedalt, et murda sisse või selle liikumise peale. Ehk siis need distantsid, ma arvan, et on tänapäeva võistkonnad suhteliselt hästi organiseeritud just selle viimase liini murdmiseks sellega, et nad suudavad mängijatega kaasa liikuda ja siia vahedesse ei saada piisavalt palju sööta, kuna see selline risk siit ääre pealt minnes on natukene nagu väiksem, samal ajal see annab aega võistkonnale ka üle liikuda rohkem. Ehk siis sinna liinide vahel on raske leida ja pigem on küsimus siia liini tagumise saamisel sellise 1-2 mänge väikse kombinatsioonis, kui selles lihtsalt, et me saame pika palliga siia üle mängida ja kõik. Kas, kui rääkida näiteks paljude arvates turniiri suurimast favoriidist Prantsusmaast eeldusel siis, et ta nüüd vahepealsel ööl ei ole Paraguay vastu konkurentsist langenud, kuidas nad siiamaani on mänginud? Kui me võtame nende 4 siis ründajat, Mbappé, Dembélé oli see ja siis äärel kas Barcola või Due, kas nemad ju tegelikult otsivad ka neid teravusi sinna liini taha, kas see on valdavalt siis nende mängijate lihtsalt pöörasest individuaalsest kiirusest ja meisterlikkusest tuleneb või sa näed seal ikkagi väga selgelt sellist meeskondliku tegutsemise joonist? Muidu, eks seal on mõlemad, see peab aru saama. Ja sellepärast ongi suur soosikud. Eks siis on selge, et Prantsusmaa, ütleme, kui me räägime 5 liinist, miks nagu mängitakse ka näiteks nende vastu 5 liiniga, on ka 4, aga mängitakse 5 liiniga, mida ma võib eeldada ka Paraguay poolt, ehk siis see, kui see pall jõuab siia ääretsooni, kus iganes siis kas või räägime teiselt poolt, siis on see Mbappé sein või ühel või teisel pool või Dembele, et see mängija on piisavalt laiali, ehk siis see kogu liin peab tulema piisavalt ääre poole nüüd laiali. Nagu nüüd on küsimus see, ehk siis kas siit on võimalik kohe siit ühe mängija pealt visata see pall siia ääretsooni, et luua teravus ja siit tuleb piisavalt liikumisi. Nende liikumised on alati siit selja tagant on siia sellesse samasse tsooni, et nad saaks kohe boksi, et kui siit me ei saa mööda, siis on alati variant siia boksi mängida see pall. Või siis on see esimene juba, see liikumine on piisavalt hea. Ehk siis tähendab seda, et juba siit keegi peab keskelt välja tulema, nüüd siin boksis võib jääda 1-1 peale, kas me suudame siit uuesti ära teha ja siia jääb päris piisavalt mängijad, kes suudavad siin värava eest ära lahendada. Siit muidugi tuleme järgi, kui see pall peaks tulema välja uuesti, siis me jätame siia uuesti selle ette ja see tähendab jälle, et siit võib tulla jälle midagi lisa, sest et see üks mängija tihti saab sellest nagu nii-öelda ühest oma kaitsest lahti selle kvaliteedi pealt ja nüüd need pallid, crossid, kasti kõik,
tihti need krossid ei ole sellised Prantsusmaa puhul hõljuvad, need on sellised, et siit kohe äärest teravust murda, väga palju on selliseid teravaid cutback sööte, mis tulevad siia tagasi, kus on palju mängeid siin selles tsoonis, et lõpeta see rünnak, kuna vastane tihti katab seda värava poolt, aga alati on kaitsel see surve, et siin, kui ma liiga avaldan liiga survet, astun liiga sisse, siis on siit üks pööre teisele poole ja see mäng on selja taga ja sisse lõikamine ja need finišid siit, et nagu nii kui see jalg boksis siin saab vabaks, küsimus ei olegi liini taguse saamisele, vaid küsimus on see, et kui nad on juba boksis, kaitsel on kohe probleem, sellepärast nii kui ta teeb suurema sammu, siin on penalti situatsioon nende kiirete mängijate, kui me näeme Mbappe seda väravat, mis ta lõi siit nurga alt, väga väiksed puuted ja samal ajal lükkas selle siia juba taha posti see selline lühike löök või väga lühikese ajaga see puude ja löök on kaitsele nagu väga problemaatiline kaitse isegi blokeeringu mõttes ja siit sa astud sisse, siis võib olla kohe jälle viga ja mingi muu penalti probleem ehk siis nagu nendes lahendamistes siit, et saada jalg vabaks ja lüüa, on ka nad väga ohtlikud, mis tähendab, et paneb kaitse jälle käituma ettevaatlikult, mis tähendab seda, et tihti neil on ka natukene võib-olla rohkem ruumi, et siia boksi murda, kuna see 1-1 kaitsmine on raske. Me nägime tegelikult esimeses mängus Prantsusmaal, Senegal, et ei olnud nii lihtne siia murda esimene poolek, kui nad ei tunnetanud seda üksteise vahelist võib-olla sellist sujuvust ära ja nagu millise selle enesekindlusega kuhu mängida, kui palju Dembele ja need liikumised siia nendesse assist-zoonidesse nagu tulid. Aga siis oligi, Deschamps tegi vaheajal selle muutuse pealt näha, tõstis need 2 nuppu ääre ja 10 ümber ja see muutis mängu. Ja muutis mängu, muutis nende ühendumist ja kui me vaatame mõlemal nii värava sööte, lööke ja väravaid üldse siis Dembele, Mbappe lõppkokkuvõttes poisid toodavad, mida on vaja. No nii, võtame korraks veel lõpu alguseks istet, me anname uuesti ette siin selle tabeli, 8. finaalpaarid on teie ees, nagu juba rõhutatud, 2 nendest esimest on mängitud, meie veel ei tea, kuidas need lõppesid. Mis sa arvad, mis paaris üllatus, kuidas iganes me seda üllatust nüüd siin defineerime, on kõige tõenäolisem? Hakka nüüd natuke orakliks ka. Jalgpallitreenerina on väga raske oraakel olla, kuna sa tead, et see sõltub nii paljudest väikestest pusletükkidest, mis kokku võib minna. Mehhiko kindlasti Inglismaa vastu. On küll paberil outsider, aga ma julgen öelda, et seal või ei ole äkki isegi outsider? Ma arvan, et seal on isegi 50-50 võib-olla. Ma arvan, et Azteca staadion 2000 paljud on 300, 2200 meetrit merepinnast, õhk ja fännid ja kõik muu asjad, kuidas Tuchel praegu üritab peita Inglismaa koondis, kus hotellis nad on ja mida nad teevad ja nii edasi, et seal on seda survet mõlemalt poolt ja Inglismaa tegelikult mäng on olnud suhteliselt nagu närviline, et mitte kõikide mängijate puhul, aga võib-olla teatud võtmemängijate puhul, näiteks nagu Bellingham ja nii edasi, kus võib olla sellist üllatust. Ma arvan, Portugal, Hispaania, seal ei ole kumbki üllatus. Pigem on Hispaania väike eelis, aga kõik teavad, et Portugalid oskavad võita. Ja siis tiitlikaitse Argentiina ilmselt lihtsalt on sellises tabeli osas praegu, et mitte, et midagi kerget nüüd oleks, aga ikkagi kergem võib-olla kui mõnel teisel. Ma julgen öelda, et praegu see Egiptuse mäng tegelikult väga ei veennud see Austraalia vastu, et ma arvan, et Austraalia mitte kogu mängu võib-olla, aga periooditi mängis suhteliselt hästi, teatud kvaliteeti ei puudu, et see nagu otsustada enda kasuks ära, aga ma seal Argentiina ennustaks ikkagi nagu Argentiina, ma arvan, Šveits, Kolumbia on väga võrdne mäng samamoodi, kus on nagu mõlemal kvaliteeti, kumbki ei ole selline selge soosik, siit võib-olla selge soosikud ongi Argentiina, suures pildis ma arvan, et ka USA-Belgia on suhteliselt võrde, Hispaania-Portugal võrdne, Mehhiko-Inglismaa, ma julgeks ennustada Mehhiko sellist väikest üllatusmomenti, Brasiilia-Norra võrdne, ma arvan, et MM-idel Brasiilia on Brasiiliale. Okei. No nii, jälgime mängu, palju põnevaid õhtuid ja öid on jalgpallisõpradel jätkuvalt ees ja siis, kui see voor saab peetud, siis loomulikult 3. poolaeg on taas teie käsutuses. Häid jalgpallielamusi ja kõike paremat!